tere! Täna on neljapäev ja lastel on vaba päev. Mis te teete siin? Mina mängin ja siis mina teen suppi. Okay. Suppi ja küpsiseid või? See on nii armas, kuidas sa hakkad alati rääkima teise häälega siis, kui ma filmin. Hakkad või? Ja mis sina teed, Luuna? Kuidas sul tervis on? Hästi. Oled juba terve või? Natukene jah. Natukene. Veits köha nuhu on veel, jah? Näita, kuuled või? Näita, millega sina mängisid. Mine sinna tagasi. Tule. Ja kohe saad. Tule näita, millega sa mängisid siin. Sellega poisiga. Näita. Kuidas see käib? Vaata. No vaatan. See käib sinna või? Ei käi või? See akvaarium läheb sinna, jah? See on baby shark. Baby shark või? See on baby shark. Okei. See on baby shark. Baby shark. See on baby shark. Okei. Baby shark. Läheb siia baby. Peigi. Mitte baby, vaid peigi. See on kutsu. Kuhu kutsu läheb? Au! Teeb või? Läheb riiuli peale sinna või? Jah, riia. Okei. Kas kutsu alla ei kuku sealt või? Pole kutsu siia. Ei, siia läheb. Vaata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 11 või? Jah. 9 jääb alati vahelt ära, on ju? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Netu, kui vana sina oled? Näed, poissin. Aga kui vana sa oled? 2. Palju? Mida? Mis sa ütlesid? 2. 2 oled või? Näita näpuga. Näita näpuga. 2. Kuidas oli 2? Näita, kas oskad ise panna või? 2. Ei. 3. Ja nii, 2. Tubli. 2. Tubli. 2, 3. Kas sa oled konnake või? Nagu nii lollitab. Lollitab, jah. See jäi siia kinni. Jäi või? No proovi, äkki tuleb ikka. Aga mitte siin vaiba kohal, tilgub. Kilgu. Ma teen ka. Küsi, kas mina saan ka? Netul on viimasel ajal päris... Mis sina? Vaata, seisab seal. Käepad pisti. Sa näed seal? Netu! On või? Ja see on kakajunn. Ma mõtlesin juba, et sa jälle räägid kakast. No on jah, see on sul täitsa õigus tegelikult. See on kakajunn. On jah. Oi, kakajunn. Junn. See on kädub. Vahepeal on see, et ta räägib kogu aeg mingi kakast, siis me oleme õpetanud, et ei tohi rääkida kakast ja tuleb öelda mingeid ilusaid asju. Et liblikas ja... Augub siin niisama, kui vaata, siin ei ole kedagi. Äkki tema ikka nägi kedagi? Siin on meie seemned, sibulaseemned juba hakkavad välja tulema, mis on mega ägedana avastasime, pole mitu päeva vaadanud siia. Ja ilusti töötab see meetod siis. Hei, ketsa, häätsa. Don't you need to like a meet you? Kiss more, but tonight they're crazy. You know what I'm doing? Up.
me tulime nüüd õue ja lapsed leidsid sellise, ma ei mäleta, kes see oli, kas päevakoer või mingi nimetus tal oli. ma mõtlesin, et see mingi teravasid on, teravad jookad. Nüüd ju pole kunagi näinud seda, et tuleb poitada või nad viivad ära ta. Ei, Tibu, paitada ei saa, sa teed haiget talle muidu. Issand, Nitu kombe nii suur. Ma ei leidnud Nitul seda vihmakombet ülesse. Siis ma panin talle õhema kombe. Minu üks Didrikson on õhem kombe. Võib-olla ei ole. Ai! Bella! 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 No tipud, lähme äkki. Las ta elab oma elu seal. Tuulega lendab minema. Lähme. Tahab ka ujuda. Ei, sinna ei lähe, lähme teisele poole, lähme parki. Noora! Teisele poole. Oh, Bella! Issand jumal. Kaos! Sinna või? No lähme. Hästi jookseb. Las teeme olla, jah? Kas keegi puudutas mingi, aga siis läksid selle maja ehitada. Ja siis kaadsin. Jah, jooksega tuli. Ta läks kaugele, nüüd jooksega tuli. Plärts. Ta saab järgi joosta kogu aeg. Oi! Netu hüpped on kõige nunnumad lihtsalt. Juba higistad. Higistad või? Juba see on 10 kraadi sooja. Tegid, jaa! Tegid või? Näita! Otsa! Lapsed jooksevad Bellaga. Oi, tublid. Oota, noor, ära sina jookse, sest muidu sa väsid liiga ära. Lapsed on küll väsinud. Sinu kord või? Aga sina ei saa Bellat hoida nii. Luuna oli just haige ja nüüd appi kõik on kinni. Saab veel joosta vist, no jookse! Sa ei pea väga kõvasti jooksma, jookse natukenegi! Neid jääb ka järgi nii nunnu. Tulime siia põllu peale. Nii tahaks, et Bellat saaks lahti lasta, aga teda ei saa lasta. Kui ta ehmub mingi asja peale, siis ta võib ära joosta täiesti lambises suunas ja seda meile nagu öeldi ja hoiatati, et kus su kinnas on? Oi, Luna kukkus. Kinnas kadus ära või? Oi. Tervist, Toni siin jälle. Nii, nüüd hakkan siis soetööd natukene tegema.
kuna on vaja siin käruga ligi pääseda, siis mõtlesin, et tõmban siis selle sama põõsa nüüd siin, mis on. Võtan täielikult maha, et ma pääseksin siis siit ilusti autoga siia alla ligi, et läheb niikuinii pimedaks ka, et ma loodaks ikka enne pimedat ilusti ära jõuda. No nii, nüüd ma olen siis saanud selle põõsa maha, tegin kerge timelapsi ka, et inimestele meeldisid timelapsid, aga endal on ka nagu tore tegelikult vaadata, et ma ei tea, teed mingi 10 minutit ja siis tuleb mingi paarkümmend sekundit vaata ainult. Et see eesmärk oli nüüd selline, ma kohe näitan teile, et saada see põõsas sealt sellepärast maha, et selle käruga nagu saaks siis siit sinna ülemise vintskapi alla panna käru, kuna eelmine kord me sõitsime sealt 2 puu vahelt, meil on 2 nagu sissepääsu. Seal on nii mudaseks praegu läinud, et no ei kannata kuidagi, et siis peab saama kuidagi siit, no anyway peab pidid need põõsad nagu ära võtma, et sealt me Lauraga tookord võtsime. Natukene siis toi kärul ette, aga noh, see maja on nagu niivõrd naked, aga noh, ehituse ajaks tuleb ära võtta raudselt nagu, et nüüd ma lähen siis ülesse ja siis hakkan ülevalt, viskan käru siit siis täis veel. Eelmine kord jäi sinna põranda ja seina ja see materjal niimoodi sinna põranda peale nagu, et Laura vist ka eelmises videos näitas teile, et mis me seal teinud oleme. Homme on reede ja siis Lauraga oleme terve päev otsa, teeme siin tööd. Lapsed on lasteaias, saame rahulikult siin tööd teha, saame üksteise seltskonnas olla. Nii hea, kuna me oleme niimoodi, et kuna Laura on nagu suhteliselt kodune kogu aeg ja mina teen palju tööd, siis on vaja võtta neid vabu päevi, et koos aega veeta, sellepärast et kui koos aega ei veeda, siis hakkavad asjad minema alla mäge. Aga meil on kõik väga hästi. Et väga tore on Lauraga koos tööd teha ja rääkida ja niimoodi, et keegi vahele ei segaks ja see on nii uskumatu tunne, et kui keegi nagu arvab, et see ei ole nagu niivõrd oluline või siis ei hinda seda, et saaks nagu kahekesi olla, see on nagu täiesti lõpp, et ma ei kujuta üldse ette, kui nagu see peaks kestma aastaid. See on väga karm, aga meil on tore, koos tööd teha on alati mõnus. Saame rääkida kõigest, kuna muusikat, sööme, teeme tööd, selline täielik idüll nii-öelda. Nii, nüüd ma tagurdasin selle autoga siia ära. Üpris hea oli isegi. Ma olin algul natuke skeptiline sellepärast, et siin on see puu, vaata, et kuidas siit nagu ligi pääseb, aga siin ei pea õnneks nagu väga palju sonkima seda maad. Ja nüüd ma hakkasin põdema sellepärast, et kuna see põõsas või mis ma siit ära nüüd saega lõikasin, et see nagu, ma ei saanud teda nii maa lähedalt võtta, et tegelikult oleks saanud, oleks pidanud ümbert ära kaevama, normaalselt ära lõikama, tõmbasin kiirelt maha, nüüd on otsad püsti, aga need otsad on niivõrd teravad, et ma kardan, et kui ma käruga nüüd üle nende juurikate ja hokste nagu otste sõidan, et siis kui ikkagi käru on nagu raske, siis väga terav mingi oks võib olla, mis mul lihtsalt rehvi sisse läheb, siis ma lihtsalt tegin sellise lahenduse, mis ei ole kõige parem, aga ma loodan, et toimib. Nimelt ma panin siis siia sellise plekitüki, et nüüd kui ma käruga siis tulen, et see ratas läheb täpselt siit põõsast nagu üle, et nagu te näete, siis siin on sellised hästi nagu teravad väikesed ja nad on nagu mingid 10 senti kõrged, et kui mingi see terav ikkagi läheb, et mul on käru ikka päris täis, siis võib õnnetusi juhtuda, et nüüd on vähemalt mul see plekk siin, et saab üle pleki nagu sõita. Et nüüd ma lähen ülesse, teen akna lahti ja loobin selle käru täis. Nii, kuna õues on hull tuul, siis
küll te videost näete, panin timelapsi käima, mul oli tegelikult 50 sekundit timelapsi päris pikalt ja 14. sekundil nii-öelda timelapsist siis kukkus mul kaamer ümber. Tuul on nii hull, et mul on selle tripodi peal 3 jala peal, panin auto katuse peale ja ma ei pannud üleval seda tähele ka, ma loopisin nagu täis. Et nüüd põhimõtteliselt ei näinudki, kuidas käru täis sai, aga ma näitan siis niimoodi. Et viskasin käru praegu nagu täiesti suvaliselt, ma sätin enam-vähem siin nagu korda ära. Need pikad või täistükid alati ma jätsin alles, sellepärast et need on õudselt hea siia käru peale panna. Et tõmban kõige peale ja siis tõmban koormarihmadega, tõmban üle ja siis lähen viin lõkkeplatsile, et siis ei lenda see väike mudru nagu siit ära. Et nüüd ma sätin siis selle ilusti, panen tripodi uuesti, näitan teile, kuidas saab koormarihmaga tõmmata ilusti käru niimoodi, et sul asjad ära ei lendaks. Nüüd on käru täis, tõmbasin koormarihmaga kinni, õnneks pole pikk maa, muidu nagu tegelikult võiks nagu paremini panna, aga ma vean siia samma, et ei ole nagu hullu midagi. Et alati kui käru peale asju panete, siis jälgi, kui teil lähebki natukene kuskilt külje pealt üle, tegelikult ei tohiks üldse minna. Oma maa peal sõidan, siis on nagu suva, aga kui te muidu nagu panete, et siis peate vaatama, et lihtsalt, et vastassuuna vööndises nagu ei oleks mingeid asju lahtiseid tükke, mingeid värke-särke. Tõmbasin koormarihmaga kinni, nüüd lähen viin lõkkeplatsile, tulen uue järgi, ega rohkem praegu midagi ei olegi. Ma arvan, et täna ma rohkem ei filmi, et filmime homme valges edasi, mina ise muidugi teen veel tööd edasi, aga ma panen uued kärud ja vean siin pimedas ka natukene, et kell hakkab 7 saama, Laura tegi mulle kodus vrappi, helistas mulle ja ütles, et ma tuleksin sööma, tegi mulle mingi vrappi valmis, ma olen söön kõhu täis ja siis lähen maja juurde tagasi. Aga ma arvan, et teiega me näeme reedel, ehk siis homme koos Lauraga ja siis on uued tegemised. Aitan sind või? No viska ämblikule siis. Kardad või? Ma ikka veitsa filmin sind, Toni, on ju? Kas sa oled filminud? Ei ole. Ai, kahju. Mul tööaeg on praegu siin. Need ülevalt antakse muudkui laudu ja... Ülevalt filmisid või? Jaa. Aindugli. Väikse klipi tegin. Ma ei ole jõudnud filmida, sorry. Ma tegin ju nii õhtul pimedas ka, et siis ei saanud nagu filmida. Nüüd ju tule ära, seal on ai. Aga me andsime... Vaatan, kas siin on veel, on küll. Me andsime saepuru ühele Toni sõbrale ja nemad tõid meile vastu mune. Vaadake. Munaga kaasa. Võtame muna koju või? Jah. Okei. Viime need koju ära. Terve ämber mune ja igast erinevaid värve. Ei, tibu, need lähevad katki. Tšau.
täna on veidi teistsugusem päev, täna ma ei ole maja juures, täna tulin ma hoopis Elvasse ja tulin Sofiale külla. No selles suhtes ma tulin ikkagi nende pere pildistama, aga nii-öelda külla ka siis. Võtsin Sofiale lillekesed, et teil oli naistepäev, siis viin talle lillekesi ka ja Lukasele võtsin siis tema pojale, võtsin mulgakommi, suure mulgakommi ja mul on paar minutit aega ja siis ma mõtlesingi, et ma räägin teile natukene, mis mul täna plaanis on. Kõigepealt ma siis tulin siia, teen neist kodusessi. Sofial on kaksikud ka, poiss ja tüdruk, mis on eriti äge, et nagu mõlemast soost sai beebid. Ja kui ma siit nüüd tagasi koju lähen, siis on mul plaanis teha selle kassi liivakastiga koostöö ära, sest homme ma pean postitama ja paljud olid mures ka, et miks see kood ei tööta. Ma arvan, et see kood läheb kehtivaks alles homme, kui ma päriselt nagu reklaami teen, et see, mis ma YouTube'is teen, ei ole nagu kohustatud reklaam, et ma ei pea seda tegema, aga nagu ma olen ikkagi teinud, sest et see on nagu nii tore asi. Mulle väga meeldib see kassi liivakast, ma olen nii rahul sellega, et siis ma nagu jagasin ka YouTube'is seda. Ja koostöö läheb muidu üles ikkagi Instagramis. Ja täna on veel mõned asjad vaja teha, lapsed on vaja vanni panna, siis mul on vaja neile patsid teha uued, et siis saaks jälle mingi nädal-2 olla ilma patside tegemiseta ja aga praegu siis ma lähen Sofiale külla. Sa käisid mulle lasteaeda või noh homme. Sinu pildid on. No tšau! Tulin külla ja? Jah. Ja tegelikult me tegime pildid juba ära. Jaa. Kuidas rahule jäid siis? Ei jõua ära mõnda. Tahaks kohe. Lähen koju töötlema, kui tunni laseb. Tunni laseb maja juurde tööle minna, siis ma ei saa, aga proovin ikka. Aga jah, näed ilusad pildid seal, minu tehtud kõik. Jah, vaata kui väiksed siin beebid olid. Nüüd on juba nii suured siin. Tuduvad. Lukas ka mängib siin. Tšau! Tahad midagi öelda ka või? Ütled, et tulge jälgima minu Instagrami.